Tere taas! Vahelduseks nüüd mittejutu videodele jõuame taas selle autoni. Tükk aega pole siin nagu midagi suurt saanud teha. Üks aega on nappinud ja teine asi oli see mootori käpp, mida tuli ise ehitada. Nüüdseks ma olen selle valmis saanud, ma just värvisin ta ära ka. Just mingi eriline meisterteos ei ole, aga peaks piisavalt tugev olema. Lisaks sai mõned poldid asjad ostetud, mis puudu olid ning nüüd hakkakski siis järjest kõike kokku keerama, mis siit veel küljest ära on. Räägiks siinkohal ka sellest rihmast. Kasutame lühemat rihma, mis on 5 PK 1200, muidu ta on 5 PK 1300, aga põhjus on selles, et me jätame viskoa ventika vahelt ära. Pole seda keerlevat lisamassi vaja ning lisaks siis saame kohe ilusti elektriventikate peale ümber ehitada. Ja seetõttu tulebki siis rihm selline lühem panna. Olen nagu mitmel autol nii teinud ja selline lahendus täitsa toimib. Vahepeal nüüd seletaks, et mida ma siin enne tegin. See on siis 2-liitrise mootori esimene kinnitus. Aga selleks, et ta nüüd siia 1.8 ploki külge sobiks, tuli teda lõigata siit. Tea, kui hästi siit paistab. Mitte väga. Enam-vähem. Igatahes tuli siit samast, kus tal on nüüd see veetoru ühendusplokki, sealt tuli teda natukene lõigata. Teiseks on nüüd siis uuema ja vanema 1.8 ploki erinevus. Nüüd sellel on siin mingisugune nurk sees. Vanemal seda ei ole ja sellepärast pidime siis siia sellise kolmnurkse augu sisse lõikama. Tegelikult see auk oleks põhimõtteliselt võinud ka natuke väiksem olla, aga noh. Tegelikult see ei muuda väga midagi. Nii, selle poolse käpaga oli lihtne. Seda ma lihtsalt puurisin suuremaks, see läks otsa. Teine meil siin veel natukene kuivab. Õues on vahepeal meeldivalt hakanud vihma sadama. Natukene ta veel kuivab, siis paneks selle ka paika.
ning vahepeal ma siis ilmselt alustan siis esinina kokku panemisega siit altpoolt. Vahepeal kahjuks kaamera ei filminud, kui ma siin mõnda asja tegin, aga ma seletan siis tagant järgi. Et ma mõtlen, kust ta nüüd pooleli jäi. Oligi võib-olla äkki siit poolt, siin sai nüüd siis gaasiklapp paika pandud. Siis roolivõimu pumbale saime torud ära ühendada, nii peale pool kui see, mis läheb siis edasi Lätti survega. Nii, siit poolt, mis me siit poolt tegime, on see, et panime selle õhutoru siia külge. Siis panime 2-liitrise mootori õhukasti. Seda peab siin natuke ümber ehitama, siis saab ilusti selle filtri värginduse toimima. Siis ma ühendasin kõik pistikud ära, mis oli võimalik. Selle töö käigus selgus, et millegi pärast on puudu juhtmestikust tagurpidi käigutulede juhtmed. Aga no õnneks need 2 juhet annab ise juurde panna. Sinna pruuni pistikusse läheb veel lampeandur, aga seda ma praegu ei pannud, kuna meil sommutit veel ei ole. See seisab siin seina ääres. Nii, siis oli radikaga oli siin siuke väike probleem, mitte õigemini radikaga, vaid selle talaga. Selgus, et see tala on hoopis V6 mootoriga auto oma ja siis tuli midagi muud välja mõelda. Nüüd ongi siis nii, et radikast tuleb natukene ettepoole, siia tulevad sellised vahetükid. Need kummijalad, need vahetan pikemate vastu. Ja siis selle kuuleri, selle veame ilusti siit alt läbi. See tuleb natuke lähemale, siit tuleb seda kiinnitust veidi lõigata, et siis läheb ilusamile paika. Aga nii peaks veel ka ilusti stange ette siis mahtuma. Et siis edaspidi ongi, siis tahaksin radika veel ära ühendada teine päev. Kõik torud ilusti külge, siis ka õhutorustiku. Ja siis põhimõtteliselt me peaks varsti olema sealmaal, et saaks ta käima panna. Aga sellega selleks korraks lõpetaks. Kohtumiseni!